selle asjaga seotud pannakse kaela rätikud ja need rätikud on valmis meisterdanud Paula. Ja kohe-kohe, kui me selle suure rituaaliga siin valmis oleme saanud, lähevad siis teele matkajad. Ja matkajad saavad valida meile 6 erineva matka vahel. Aga ma räägin teile ka edasi, mis toimub pärast neid matkasid. Kell 1 siis me peaksime olema tagasi ja siis on meil lõunasöök ja supitoimkonnaga te juba tutvusite. Edasi kell 2 peaks olema lõõgastav hingamine ja juhendajaks on kell 3 suundume töötubadesse. Üks töötuba on mahetoitude töötuba ja selle juhendajaks on Kaja Keskküla. Kas on Kaja siin juba? Ei ole veel, aga teeme talle aplausi. Ravitee töötuba, juhendajaks Reet Kägo. Ja 3. on paastumise töötuba, juhendaja Kristiina-Maria Luitte. Siis on edasi võimalus valida sauna, töötubade, sportlike mängude vahel või lihtsalt lõõgastuda siin kuskil vahel. Ja 16.30 on sportlikud tegevused, lõbusad mängud ja võistlused ja läbi viib neid Ruti Loid. Siis peaks tulema õhtusöök mingil tähtsal ajal kell 6 ja siis peaks sealt maa seest välja tulema lammas ja kellele lammas ei maitse, siis ka kana. Nii, kell 7 või enne 7 juba võib-olla alustame Simmaniga ja Simmanil on siis sellised tegelased. Lõõtspillimängija Alo Pihu peaks siia jõudma. Siis pensionäride päevakeskuse tantsurühmad, mida juhendab Jelena Nork. Sinna vahele teeb tegevusi ja laule Riina Kööts, ka tuleb hiljem. Siis teile tantsumuusikat pakub pensionäride päevakeskuse kapell, keda juhendab Tiiu Must. Ja seltskonnalaule aitab laulda Pauliine Rammul. Projektijuht Astrid Hurt saab ka endale rätiku kaela. Sellest kohast, ehk siis sellest Rõuge ürgvaru, sellest jupist, et Rõuge jääb siis siia allapoole. 7 järve on siis nüüd üksteise otsas ja meie oleme siis kõige pikema ehk siis Kahrila järve kaldal. Ja see Kahrila järve kaldana ühtlasi see Hinni kanjon, kuhu me lähme. Hinni kanjon on siis ka sihtkaitsevöönd ehk siis selles Haanja looduspargis, mis on niisugune suurem looduskaitseala, on ta siis kõige karmima niisuguse kaitserežiimiga ala. See on hästi ilus koht siin. Jaa, tõesti.
see on ilus koht, jah. See on siis allikas, tuletis on Allikas, see on kristallne vesi. kristallne vesi, jah. Kellel on pudelid, siis täitku need ära. Ei, võtame sealt, seal on vahel. Nägu pesta ka saab. Saab, see nägu tuleb pese siin. Tulge, peske nägu. Vot väga õige mõte. Et peske näod ära ja siis me võtame sealt vette. Mitu aastat ta noorendas tegelikult? No ma ei tea. 50. Parem võtta. Aigu küll. Et kes tahab värskendada ennast siis. Et siin peseme ära, sealt võtame juua. On õige. Ülevalt poolt. Must see sisse siis peab vabambalt. No, kus sa seda muuta? Jah, kes tahab tarkust, võtke siit rohkem vana. Tahad ilusaks saada või? Öeldakse, et kui selle veega pesed, siis tuleb ilu. Ja silmad säravad. Näete, filmitas ka puhaja. Jaa, mis tässä gruppi tehdä, kun silmi pildi peal olema? Ei tea, kas ta video ei näe, mikä kosku. Väga hea. Siis juba hakkab vesi ka jooma. Sama allikas, näed, sealt tuleb. Vaatasin vahepeal vett pole üldse. Tähelepanu! Nüüd hakkame äärde jagama. See on erineva suurusega. Vestid on erineva suurusega, et siis ma võiksin kilod, et siis hoiage kohe ja, et ärme kommenteerima hakkame, kas see on mul suur või väike, et siis võtame kohe ja läks. Ega ka kaita ei saa. Küllu peale asku. Lasku antuma. Näguline tõmmake antur välja. On siinpool ka. Härrasmehega. No nii, ma tõukan teid minema siis. Põhjast on. Küll käige vetsi. Jah. Ta on põhjal kinni. Ei, seda ei liiguta. No hakkab minema, tõmmake nüüd sõit, tõmmake. Õissa! Aga minge alguses kalda äärt mööda, proovige ära, et ikka asi toimib kõik ja... Parem pool. Saadame teid ka ära ja saadame teid ka silmeviiga minema. No vot, see on paas nagu vana. Nagu päris. Siin on päris. Kuule nüüd. Kuule. Paneme tagumikku ettepoole. Nöör on kinni ka. Nöör on kinni, jah. Äkki peaksite ka enne lahti päästma või? Eesti kinni. Muidu lähevad kõik... Ei! Ei lähe minema või? Äkki saaks siia? Mis ta nüüd teeb? Põhjas ette muidu. Põhi, mitte paksustada, kiis. No, supp oli nii paras paks kohe. Väga hea supp oli. Ja nüüd vett manotu alumine vesi sinne sisse valada saa küll, et kõigile. Ja nüüd kogu aeg sööga sinul või viini sulle keegi. Mas lupa hinnas viini.
Aga sa ütled külje pealt ainult. Aga must tege tagant ütled. Jah, siis ei näegi midagi. Mullegi klapib tagantpoolt. Ütlen jumala sannu jälle. Ma võtin ta alumise otsa. Magast, jah? Keegi tõi maha ja nad ei Et mul on ainult katsmanud, kus sa võinud. Rõba kantu määrest ka pähe. Üldlaugu määres ja kinni määre. Puhugi on tervistik. Tätä on jäänyt tervistik. Aiparata hampad. Ilse ja Aino. Ilse ja Aino. Kus teie siis matkal käisite? Me käisime, mis on siit ümber järve. Selle noormehega koos kahekesi ainult ja siis käisime sõitmas selle trossiga üle järve. Kikkavelloga, jah? Jah, hästi tore oli. Sõitsime trossidega ja huvitava ja siis pärast... Hirm oli suur. Pärast siis käisime paadiga sõitmas, käisime ema kuju, ema kuju juures ja siis käisingi tal õue peal, tal oli ilus koer ja käisin tal majapidamist vaatamas ja meil oli seal nii lõbus ja ta seletas meile absoluutselt kõik selle, mis siin on olnud ja kus see talu pärit on. Sõit oli kihvt tegelikult esimest korda elus selle seas sõita ja hirm oli suur. Aino maandusel Peppuga vette nagu part läks vette, see oli tõesti. Ja teie olite need ainsad julged, kes Velloga läksid, jah? Mõnus oli. Olev ja Paul, kus teie siis matkasite täna? Ma tegin selle Antiga kaasa järve otsast siiani. No, tuleti raske marsruut natukene elatanud inimese jaoks. Aga toime me tulime siiski. Maha keegi ei jäänud. Mis siis kõige huvitavam oli? No, loodus. Ehkki ma olen Võrukas, Võrumaal sündinud elanud, aga sellist nii maastikulist kohta ei ole siiski veel läbi elanud. Et see on selline eriline, no kuidas ütelda, see on nagu Karpaatia või midagi selle taolist. Ma käisin selle Erakeeviga. Nii? Erakeeviga siit käisin ringi, suht ringisti. Ühinesime nende päägrupiga ja maasikaid korjasime ja... Nii et meeldis? No ei saa ütelda. Vaheldus ja ei saa halba ütelda midagi. Nii et ei kahetse, et tulite? Ei kahetse. Ei pole kahetse midagi, ilm on ilus ja väga päike ka ei paista nii valusalt peale, nii et natukene märjaks võttis õlad, aga mis sest, seda ta on kuju. Ei saa seda kohta ainult seal. Väga hea. Kuidas õlle maitseb? Maits väga hea oli. Õlu oli tõesti ehtne naiste õlu magus. Pärast on tuttav kui naiste õlu. Mul on juba siin. See ei ole nii hullu, kui jalgu sisse nüüd on hullem. Siis pead sandma minema. Aga õlu on hea maitsega. Õudselt hea. Tõed silkse veidukene. Siis on kindlale valmis. Sa tahad öelda, et ma pean seda viskama. Ja minna sepatütär. No nii, nüüd hakkame liha laskma varsti. Ma sepatütär, see on Väga hyvä. Ja mis see siia? Mä en midagi samoin siia kodas peale. Sa oled ikka väikene nõiakene, siis sa kaetas kõikama siin ümber ringi. Ega ta niimoodi hästi saab praegu. Tegelikult pea süte kaupa pandma. Mahub küll.
Tegelikult on käib see asi nüüd niimoodi, hoiame käest kinni, kus on. Ma ei julge sinna mille sai see sinna puu takka. Niimoodi, tegelikult pihaigar pannud niimoodi. Väga õige. Siis sai alati õiget pihten. Tuli ka saab, kui käsi sinna auku pista. Nii et varuge kõttu õdakus. Jumal, kes on kõik käsust. Puudust pole nii. See on saas. Tegelikult maasel tegemise meistri on seal takal. Tuugest on pihaiga ropnus, asja hoppas meile ka külän siin. Ütle, kus õige on siis? Ma kõnel, et 4 tundi ja 4 tundi ja kus tegelikult on? 4 tunni ja 2 tunni. Ongi nii või? Pead varem süümään hakkama. 2 tundi aga siis ei ole, kas luu tule välja? Ja ega tuolle eluka vanuse aastaga üle üte tuleb pool tunni mano. See mäng läks väga hästi, matk oli väga tore. 2 paadi ja 1 parvega, eks ole? Ja paadipiigad läid kogu aeg laulu. Teie siis? Meie. Ja parvepoisid mulku parvet. Ja parvepoisid mulku naeratasid kõrvalt parve pealt, lehvitasid ja aitasid kaasa lauda. Küll oli vahva. Hästi vahva. No aga miks teie parvele ei läinud? Ei mahtunud. Te olite prouad ikka mugavalt, jah? Ei, akordioni ei saanud mängida parve peal. Oli lihtsalt vaja paadipinki ja paadis on ikka tavaliselt, paadipära pingi peal on piiva. Ja, need 2 piivad. Ja siis härra sõudis vastu meile, vaatas. Ja siis meie muidu sõudsime. Kas see härra või? Ei, tema ei olnud. Tema vaatis oma torusid ja... Kus teie olite siis? Näite oma torusid. Aarega või? Aarerätsepaga või? See on seda hobusesabaga poiss. Aarerätsep, jah, Aarerätsepaga, jah. Kuidas see matk siis oli, kus te matkasite? Hästi vägev tegelikult, õpetlik kõigepealt. Ma sain mõningaid tarkusi juurde, mida kõike võib vitsa käest küsida. Mõõtsime vee sügavust, seal kuskil maja all. Leidsime üles veesonte ristumiskoha. Väike õieline pajulill. Ja ravi toime pidi sellel olema. Prostamal Uno aseaine looduses. Mehe eest hoolitseb aga ei ole. Vastupidi, siin on põdrakanep on ka meie maa keeles viagra. Põdrakanep oli Ivan Tšai Siberis. Ja Ivan Tšai ka veel targad ütlevad, et Siberis jäid ellu inimesed, kui seda teed jõid. Ja põdradele on ta õnnistus, kui põdrad on talvel väga kõrvaks jäänud ja nad esimesena saavad seda, siis nad jäävad ellu. Siis ma leidsin veel väga rahustava taime. Raudrohi? Ei ole. See on palderian. See on palderian. See on palderian. Ja siis on mul veel parem. Angervaks. Angervaks on seedeorganite mürkainete välja viia organismist. Ja õisi viina sisse panna ja valuvaigistava toimega radikuliidi ravi. Õiet viina seest, aga lehet ja see varg, see on teena juua viib organismist kõik mürkainet välja. Kui 10 päevast ta teed juua. Juugamine on oluline sellepärast, et jooga õpetab, et ma olen sihukese näite toonud. Kui keegi 1 päev või 2 päeva või terve nädali ei söö ega joo, ei juhtu midagi, püsid ikka elus. Isegi kui sa ei joo, ikka püsid elus. Aga kujuta ette nüüd, kui sa 3 minutit ei hinga, üle 3 minuti, siis sa kohe sured ära. See näitabki seda, jooga õpetabki meile seda, et siin õhus ei ole ainult hapnik, mida meie organism vajab, vaid joogid nimetavad, et siin õhus on praana ehk eluenergia. Tuu ongi see kosmiline eluenergia, mida annab päike, õhk, mida taimed meile sünteesivad. Tuu on praana. Ja nüüd meie organism vajabki seda eluenergiat ehk praana.
ja see eluenergia on tark, ma otsin sõnu, kuidas kõnelda, on tark, et kui me õigesti hingame ja kui me ise mõtleme, näiteks mul on maks haige, kui ma hingan õigesti ja viin tähelepanu maksale, siis see praana liigub ise sinna maksa juurde ja hakkab ise seda parandama. Hakkab seda, jah, ma ei peagi olema arst, ma ei pea midagi tegema, aga kõige tähtsam on see, et hingamisega koos ja tunnetusega me saame ise ennast väga palju ravida. Et sellepärast on see hingamine tähtis. Kui ma ennem kõnelisi, et tavaliselt inimesed hingavad, ütleme, tead mis, proovi, jälgi, mitu sekundit sa sisse hingad, mitu välja hingad. Hinga nii, kuidas sa hingad. Tavaliselt inimesed hingavad 1-2, no kõige rohkem 3 sekundit sisse ja siis 1-2, 3 sekundit välja. Joogid ütlevad, et kõige keskmisem ja hää on, kui sa hingad 3-4 sekundit sisse ja veel parem, kui sa hingad 5-6 sekundit sisse. Sama pikalt, kui sa sisse hingad, sama pikalt hinga ka välja, sest välja hingamine on olulisem kui sisse hingamine. Välja hingamisega me aitame, vaata kuna hapnik läheb organismis igale poole läbi, vere läheb igale poole laiali, nüüd ta toob ka kõik jääkained välja. Kui ma hingan sisse seal 3, 4, 5, 6 ja hingan välja 1, 2 ja jälle 3, 4, siis ma ei hinga välja seda jääkaineid, kõike mürke ja kõike neid ei hinga välja. Et sellepärast ongi, et on läinud laisaks. Me hingame, kui ma näitan, et kopsud on umbes, kopsud on kuskil suured. Me ütleme siit maalt, nii. Me hingame 1/3 ehk selle ülemise kopsu tipuga, see ongi 1-2 sekundit sisse. Hingan sisse, hingan välja, hingan sisse, ainult see osa. Aga õhk ei jõuagi siia allapoole. Mis nüüd toimub, kui õhk siia allapoole ei jõua? Siin on vahelihas ehk diafragma. Kohe me saame kõik tunda, kohe me tõuseme püsti, teeme harjutus. Diafragma, kui ma hingan sügavalt sisse, hingan täis hingamist, hingan 1, 2, 3, 4, 5, 6 õhk tuleb, siis ta lükkab selle diafragma, lükkab siia kõhupiirkonda. Ja see diafragma masseerib meie seedeelundeid ja kõiksugu näärmeid, mis on olulised. Kui see diafragma ei masseeri, siis mul muutub laisaks siin see seedeelundkond. Ta toitu küll seedib, jah, aga ta ei masseeri neid näärmeid, mida on vaja. Näärmed viivad organismis läbi, ütleme, kõiksugu olulisi funktsioone. Hingame veel. Vaata, kumb käsi sulle rohkem liigub, kas see, mis on ringkirja peal või see, mis on kõhu peal. Näiteks vanemas eas, mis toimub ja juhtub, kui me ei piisavalt näiteks ei ole füüsiliselt aktiivsed, on tuu, et diafragma jääb nõrgaks. Kes tahab, tõuseb püsti, teeme ühe väikse harjutuse, ma näitan ette, see on väga lihtne. Kes ei taha, tuu jääb istuma. Aga vaata, see on lastele ma õpetan, see on väga põnev. Ma võtan väikse harkseisu, panen käed põlvede pääle. Ja nüüd on siuke koera klähvimine. Ole ettevaatlik. Oota, ma näitan sulle ette. Ole ettevaatlik, kui häälepaelad lähevad kuivaks, siis neelata. Häälepaelad ei tohi kuivaks minna, muidu sa teed häälepaeltele liiga. Vaata, see on see. See on koera hingeldamine. Vot siis hakkab diafragma tööle. Proovi seda diafragmat tunnetada. Vaata, ma panen särgi püksi, vaata mis lõhkib. Jah, lõhkab käima. Ei liikuta praktikat. Vaata, ja diafragma. Ei, kui ta ei liigu, aga see sikka liigub. Aga kes liigub hingeldada, selle sain 6 aastat. Ei tohi hingeldada. Kuule, vaata, lihtsalt enne mõtlesin koera klähvimine, üks on veel. Tee niimoodi, aga ole tähelepanelik kurgu suhtes, kui läheb kuivaks, siis neelatab. Vaata, veel üks väga hää võte. Kui sa tunned, et sulle suus ei ole sülge, siis sa keele otsaga põki vastu kurgulage.
proovi. Ei, suu kinni, keele otsaga. Proteesi alla neela. Siis lähed uuesti arsti manu, siis annad uue. Et keele otsaga võtsid, siis saab külge. Aga teine näide oli tuu, et siis saab aeglasemalt, siis ei ole nii hingeldamist. On see koera klähvimine. Kui ma välja hingan, siis kõht tõmbab sisse. Sellega saad kontrollida seda oma diafragmat. Kõigi asjade jaoks on vaja usku. Ja ma tõepoolest räägin taimedest, ma usun, mida ma olen oma pika elu jooksul ja oma suurele perele tarvitanud. Siis, ja kui niisuguste ravitaimede suhtes rääkida, olen ma jõudnud järeldusele, et taimeteed on siiski täiskasvanud ja küpsete inimeste rida. Oma lastele või lastelastele, mis me loodusest ütleme, mingid mähised, mingisugused sisse hingatavad, aga teenimisi soojana, kuumana, kuidagi väikesele lapsele ei lähe see peale või vähemalt mina ei ole laste puhul neid eriti kasutanud. Ja siis teede tarvitamine, kes meil tea nende Hiina suuri teetseremooniaid, mis iganes, sellel töötabaval eestlasel pole ju selleks aegagi, aga jälle minu nägemus on niiviisi hommikune kohv, kiirelt meie elu peale hakkab, see käib kiiresti, aga tee jaoks tuleb aega võtta, niiviisi endast läbi lasta. Ja mis mul siis siin on? Nagu ma ütlesin, et see on kohe siin viimase 2 tunni jooksul ümberringi siis nagu korjatud, värske. Üldse, kui taimedega hakata tegelema, mul on nagu vastumeelne see, et ahaa, seal ma teda nüüd näen, lähen ja raban sealt, natuke tuleks nagu läbi mõelda. Täna oli niisugune eriolukord, aga ahaa, ma nägin sealt mingit taime, ahaa, täna on ilus ilm, täna mul vist selleks on aega, täna ma lähen. Kuidagi ei saa tormata niisuguste asjade juures. Jälle minu arvamus. Nii, aga mis meil siin siis on? Ja mis see siis on? Kortsleht muidugi. Kortsleht, niisugune armas taimekene õitseb niisuguse sahlise õiega ja teda on viimasel ajal hakatud isegi aedades dekoratiivtaimena kasvatama. Las ta olla. Ja tavaliselt kortslehel on alati niisugune kastepiisakene või pärlikene siin peal. Ja olen isegi nooremas eas abi saanud ja naiste probleemidega. Naised teavad, milles asi, mehed kui teavad, on hästi, kui ei tea, ei ole ka midagi lahti, eks ole. Ühesõnaga günekoloogia poole pealt kergemad hädad. On hästi levinud naiste puna, eks ole, umbes samade probleemide puhul. Aga minu arvates on see leebem ja kindlasti mitte kõrvalnähtudega. Praegu räägitakse naiste puna kõrvalnähtusi küllalt palju. Siis, jälle enda enesetunne. Siis valge ristik. Ristik, võib-olla nendest kõigist minu lemmik. Tegelikult lemmikud on nüüd kõik. Paluti rääkida ka natuke sellest mahetoidust. Et mahetoit on siis sisuliselt mahedana kasvatatud ükskõik mis söödav toit ja mahedana tähendab tegelikult siis seda, et me püüame mitte kasutada, mitte püüame, vaid me ei kasuta keemilisi selliseid tõrjevahendeid, keemilisi väetisi ja me ei kasuta selliseid vahendeid, mis võivad jätta jääke, mis inimesele on kahjulikud. Et see mahetoit on tegelikult siis alates köögiviljadest, viljast, lihast, piimast, munast, absoluutselt kõik, eks ju, on mahetoit.
ja kui me muidu toidust räägime, siis milline see hea toit peaks olema, mida me tahame süüa. Et ütleme 50 aastat tagasi me teadsime, et kõik, mida me ka poest ostsime või mida me kasvatasime, et see toidumaailm oli meie jaoks hoopis teistsugune ja sel ajal toidutööstuses ei tuntud selliseid lisaaineid, nagu praegu kasutatakse väga suurtes kogustes. Ja sellepärast on see mahetoidu teema tõusnud just viimasel ajal väga päevakorrale, et inimeste tervise ja ka sellised lasteprobleemid, mis on väga tugevalt välja tulnud, et siis hakatakse ka mõtlema sellele, kust need probleemid tulevad. Ja vanad eestlased ütlesid, et oled see, mida sööd. Et järelikult peab mõtlema sellele, mida sa suhu paned, kuidas see on kasvatatud, millest ta on tulnud, mis sinna sisse on pandud. Ja kui üldiselt meil kvaliteetne toit, mida see siis tähendab, et tegelikult on see siis eelkõige alati tavaliselt värske, lihtsalt hästi hea lõhnaga, maitsev, kindlasti isuäratava välimusega. Sellises kvaliteetses toidus on väga tähtsad ka kasulikud ained, et need oleksid kõik seal sisalduvad. Seal peaks olema kindlasti vitamiine, mineraalaineid, rasvhappeid kasulikke. Ja kvaliteetses toidus siis ei tohiks kindlasti olla sünteetilisi lisaaineid. Ja kindlasti ei tohiks ta sisaldada taimekaitsevahendite jääke. Ja loomakasvatuses, kui kasutatakse antibiootikume ja hormonaalpreparaate, siis ka nende jääke me ei tahaks kvaliteetses toidus tunda. Eriti on see piima, liha ja munade puhul siis. No joogad on muidugi väga palju uurinud inimese seedetööd, et nii palju kui sa sööd, ainult mingisugune väike, võib-olla 10% see jääb teile kehasse. Ülejäänud selle toidu kogusest peab tulema välja. Ja kui ta ei tule, siis veri kannab laiali, paneb siia, igale poole, kus ei ole rakkude vastupanu jõudu. Ja niiviisi hakkab teil tekkima, niiviisi ladu, me nimetame seda prügilaoks. Need laod hakkavad tekkima. On hea, kui nad on rahulikult, kui nad teid ei häiri ja te võite võib-olla mingil momendil tekib niisugune olukord, et te sööte võib-olla lahkemat toitu või paastute tõesti. Kui te paastute, see on ime. Siis vesi peseb need laod puhtaks. Nagu meiegi. Põranda pühime ja peseme puhtaks. Kui on teil haigus, kui on teil valu, selle asemel, et kannatada seda valu, me juba teame, et see keemiat me saame juba toiduga nii palju, et kui tableti ka veel juurde võtame, siis meie organism ei suuda. Ta ei suuda seda keemiat kõike välja ajada. Ja sellepärast on väga hea paast, siis veega vähemalt saab välja pesta, mis on jäänud organismi sisse, et uuesti, kui hakkate sööma, et teie siis uuesti hakkate koguma toitu oma kehasse. Aga nüüd ma ootaks küsimusi ka võib-olla. Ka Trofimova raamatus sellest paastumisest küll sellist pikemat kohe korraga alustada ei lubatame. Te olete kindlasti seda lugenud. Trofimovat ma ei mäleta, sest ma olen väga palju lugenud. Ei, ta on ühesõnaga Eesti üks minu teada paastulaagrite korraldaja Tartumaal. Ja tuleb meelde, Natalja Trofimova. Võrus, jah. Ei, ta ei ole Võrus. Enam ei ole, aga ta oli Võrus. Ta on läinud juba. Niiviisi, aga mina ütlen teile oma kogemusest. 3 päeva oli mul esimene kord ilma mingi arstita. Ma olin ennast
vaimselt teinud tugevaks. Ja ma olin tugev. Siis läks mul 6 aega mööda ja ma tegin järgmise paastun nädal aega. Ja niiviisi ma paastusin kogu aeg. 3 nädalat sõin, 3 nädalat sõin, 4. paastusin. Ma käisin, siis ma olin juba selle doktor Aleksander Levini, selle südamearsti, nagu selle valve all Tallinnas, selle südame eksperimentaalses osakonnas. Tema ütles mulle nii, Kristiine, kui sina sured ära, düstroofia tuleb, sina sured ära, mina ei tea mitte midagi, mina sinu ette ei vastuta. Ma ütlesin, doktor, minu keha, minu elu ja minu tervis. Ma olen noor naine, ma tahan olla terve ja ma olen arstide raamatut. Doktor Rosendorf, arst. Doktor Paul Breck, arst. Doktor Aterov, arst. Need on mu õpetajad. Siin, see oli minu esimene raamat, millest ma sain teada, miks ma käisin arstide ukse taga ühe juurest teise juurde ja tervis ei tulnud. Vastupidi, ma vajusin ja vajusin ja vajusin. Kõigest sain selle läbi loetud. Seda anti mulle käsikirjana ja sest see oli ilmunud juba esimese Eesti valitsuse ajal. See on nüüd kordustrükk. Ja niiviisi, et ma olen väga palju paastunud ka nüüd, kui jään haigeks. Ikka, siis ma naeran nii, no nii, nüüd ma toon tabaluku ja panen suuluku. Ainult üks väike auk tuleb vee jääb, et juua saab. Nii, kõigepealt mina soovitan hakata ikka 3 päevaga. 3 päeva. Et 3 päeva joogu siis puhast vett ainult. Ja see on üks pool. Teine pool on külm vesi. Külm vesi, jah. Mina hakkasin selle inseneri Ivanovi järgi tegema jääkülmaga veega üle kallamist. Tähendab, tegin järjest 3 aastat, ainult mul juhtus niisugune asi, et kaev kuivas ära, tiik kuivas ära, 1 aasta jäi vahele ja nüüd olen natuke laisk, aga siiski kui ma olen väga väsinud, siis ma võtan selle külma veepangi, võtan ennast ihualasti, kuna ma elan metsas üksinda, metsatalus nagu siingi, vaikus ümberringi ja lähen välja jumala paljalt, olgu see lumi või puri, olgu või 25 kraadi külma, ma ei tunne seda ja viskan selle jääkülma vee omale siia lagi pähe. Mida need ravi või seda looduse, aga see on muidugi nii, kui ma viskan selle pähe, no nii, aga kui siis läheb mul kõik nahk elama. Aga mis see tähendab? See tähendab, mul läheb funktsioneerima närvisüsteem ja tõmbab kaasa vereringe. Vereringe läheb ka. Ja siis muidugi mul on natuke karjarätiks seal ja hõõru lendab punaseks. Siis võib-olla, no siiski jah, peab toituma nagu see nüüd joogaarsti või see propageerija ütles, et peab toituma natukene tagasi hoidma. Tähendab, ei tohi liiga palju.
see korgemale. Mis sa teed? No kuule, kas te kolmandal tulete siis rahvas või? Jaa, ei oleks läinud. Aga tule sa minuga. Tule ei maksa. Tule minna sa. Said ikka tulla? Ei. Mulla on juba. Jopa pido. Puudu jäi. Ei tea, kui konjaki toonud siia, siis on kõik platsid. K5-s visanud konjakiga müüda. Suurema pudel saada. No kas kesk ei saaki? Puudu jäi, jah. Janu üks ei ole. Võiks vähega tahta, visanud äärne. Enne peremehelle. Läks ketva. Ota, suur sai. Suur putel sai. Seda sa terve sõda. Ees lähe. Näe, Kristal läks. Kristal läks. Ikka väga hästi läks. Ja lillehüppel. Ja juba suure puljeni konjaki määratama juba kööni. Meestele pead viskipudeli panna, siis tuleb SÜI-agi. Vahele Mari, võta mitte pudeli järve. Jah, see on ära võetud. See on Liivia. Ja siis on kätte nii Soom kaala. Käes! Ära on! Taavis mõtle sumuku peale. Ettenägelik poiss, sumuku kulus vesi järgne. Siia on tulnud mitu pudelit. Ma panen veel mitu katset homme. No, saa sulle hulga haige, sul on kats vähem. No kolmas ka. Ülemusel on rohkem katsid. Hea haigu. Pane see pudel sinnapoole, noh. Kes selle sai kätte? Sina? Viimane kord ja siis... Viskad seni kuni kätte saad. Sa oled päeval liiga palju joonud juba. Sulle kaala visata. Minu jaoks pead suurem rõngas olema. Kaalamaht on värk. Saduga võime küll Meil on riik siis nagu või? Ei ole
Kolm tükki, nüüd läheb teine mäng. Noh. Sina pead lähemale saama. Punasele või teistele? Punasele jah. Lähemale, see on pilt kaudu. Nii me paneme ükskõik sellega kausta, no nii, hakkame panna siia. Seal võtame välja, ega ta peab otsu süümään hakkama. Jah, muidu ja aga kus meil need 5 kokka jäid hommikused? No aga mult vahetu. Tõepoolest nii tore tuli välja, nii sisukas, nii rõõmus. Ja ma ei tea, mis veel ütelda juurde, on ikkagi tänu eeskätt Antile, kes tuli meile appi, et see päev selliseks välja tuua. Et palun Anti!
tantsiteos on küll selline, mida võiksite teiega teha. Nad peavad ise tantsima, ise endale plaksutama. See ei lähe mitte. Ja kõigile õnne ta toob. On põliste puude all vaikne, siit lähevad järvede teed. Ja roi on täis salakäike, metskitsede rajad on need. Tule saarele saa, kas kuju ei sõida või sõua. Tule saarele saa. Jälle plaan B vahepeal. Olge nüüd kenad ja mitte nii, vaid nii ja olge head. Igaüks võtke sealt istujate hulgast endale üks paariline ja tulge siia tagasi. Ja võtke see paariline ja siis me hakkame pilti tegema. Ei ole veel tund täis. Okei, võtke oma paariline uus. Ja kui selle paarilisega on ära tantsitud, siis teeme pilti. No teeme nii. Okei. Bueno.